Liigu mööda koridori edasi 4. kongi poole. Siin on näidiskong ning võimalik saada ettekujutus ühest ööpäevast kongis. 4. kongi ukseava on mööda koridori veidi üle 1,5 meetri kaugusel. Ole ettevaatlik, sest 4. kongil on tumeroheline metallplaatidega üle löödud puituks, mis avaneb koridori ning võib sulle teele jääda. Vangla uks on mõõtudega 187 cm korda 68 cm. Ukse keskel üleval on hall ristkülik, mille keskel musta värviga number 8. Sellest allpool leiad ukse silma, mille klapp on katki. Ukse keskel on luugiava. Kongi sissepääsu ees, uksest paremal, on ruumi sissejuhatav tekst, millest saab lugeda järgmist. Pagari tänava eeluurimisvangla keldris oli erineva suurusega vangikonge. Lisaks siin näha olevatele väikestele kongidele oli ka suuremaid, lausa 18 nariga kambreid. Vangi argipäev oli hoolimata kongi mõõtudest üsna ühesugune. Päeval magada ei tohtinud. Ülekuulamised aga toimusid enamasti öösiti. Magamatus oli sihipärane vahend vangidele surve avaldamiseks. Jaan Kross on pagarikongides valitsenud päevaplaani kirjeldanud nii. Mis puutub minusse endasse, siis käisin vahepeal peaaegu igal öösel ülekuulamisel, sest normaalne päevarežiim käis seal majas nimelt nii. Äratus kell 6. See käis kambri võtmetega vastu plekkust tagumise korras. Selle järel nõnda nimetatud tualett. Kambri nurgas leidus ju ka vesipeldik, kus aeg-ajalt näitas end peldiku toru kaudu eemalduv vesirott. Pärast seda toimus loendus. Siis järgnes hommikusöök, näiteks kohvilake ja puder. Mõninga aja pärast jalutuskäik, mis toimus range järelevalve all sisehoovis. Kõndimine sündis hoovipinnast kerkivate ja meie peade kohal õhku sirutuvate või osalt meile lausa näkku puhuvate õhupuhastuspiipude vahel, nii et aeg-ajalt tundsime selgesti, millist õhku me keldrivanglas hingame. See oli isegi NKVD õuel leviva õhuga võrreldes otse villavabriku leitsak. Umbsed palavat ja niisket õhku, mis seinad veest tilkuma ning toidu ja riided hallitama ajas, on kirjeldanud paljud siinsetes kongides kinni peetud inimesed. Kongide esialgsest ilmest on aja jooksul vähe järele jäänud ning ka siin väljas olev mööbel on pärit valdavalt teistest kinnipidamiskohtadest. Umbsust ja niiskust võid aga siinses keldriõhus tunda siiani. Astu kongi sisse, seisa seljaga sissepääsu poole. Selles kongis on 5 lavatsit, 3 neist umbes põlve kõrgusel ning 2 kõrgemal olevat nari. Sinust vasakule jääb vana lavats ja selle kohal olev nari. Naril on ainult puidust raam. Neist edasi on valamu. Paremal on seina ääres 2 järjestikku olevat uuemat lavatsit ja seinal nende kohal kõigepealt vana nari ning kaugema lavatsi kohal liigutatavad narikandurid. Tõsta käsi ja uuri parempoolset nari. Selle lavats on vana ja rohkete kulumisjälgedega. Paremal ruumi tagumises osas olevale puidust kaasaegsele viimistlemata kitsale lavatsile võib istuda. Selle lavatsi kohal umbes 0,5 meetri kõrgusel seinal on 2 kolmnurkset rauast liigutatavat roostetanud voodikandurit, mis võivad olla nii lahtises kui ka kinnises asendis. Külastajal on neid võimalik ka ise liigutada. Lahtiselt ulatub kandur seinast 50 centimeetri kaugusele. Istu sellele aknapoolsele lavatsile. Nüüd on sinu ees valamu ja selle kohal suur videoprojektsioon Ageda Andrea Paavelist, kellest oli juttu kongis number 2. Video on 2,5 minutit pikk ning see mängib korduvalt. Sinu ees seinal on helekollane poolkaarekujulne roostelaikudega valamu. Seda võib katsuda. Valamu juures põrandal on kanalisatsioonitoru ava ning põrandast ulatub välja lühike torujupp. See kong on koht, kus saad oma silma ja käega põhjalikult uurida, kuidas võis KGB kongides kunagi olla.